arutada isekestis seda allakirjutatavat lepingut, selle asemel, et tulla ja arutada seda korraks ka meiega, arutavad nad seda isekestis. Kristjan Kaunissaare, kas te leiate aega tulla ka meiega rääkima? Mõelge, ma siis kordan igaks juhuks veel, mis olid meie tänased nõudmised. Peatada Rail Baltic sellisel kujul, nagu valitsus on valmis seda täna alla kirjutama. Kaks oli avalikustada dokumendid, mille põhjal on valitsus teinud oma otsustused, mis ei ole legitiimsed. Ja 3. See raha, mis on planeeritud juba sellel aastal, 400 miljonit, avada disainiks, projekteerimiseks ja analüüsiks. Avada see mitte ainult valitsuse esindajatele ja projektijuhtidele, vaid avada see tõepoolest mitmekülgseks analüüsiks ja objektiivseks aruteluks. Kristjan Kaunissaare on teie ees, ta tahab vastata nendele küsimustele. Tervist! Suur rõõm on näha, et siia kogunenud nii palju inimesi, kes tahavad Rail Balticu teemadel kaasa rääkida. Ja nagu te teate, on avalikkuse arvamus äärmiselt oluline. Rail Balticuga seonduvad protsessid on olnud avalikud. Kui ka Eesti üldplaneering 2030+ koostamise raames. Ja kindlasti me dialoogi avalikkusega samamoodi ka jätkame. Kindlasti on küsimusi Rail Balticuga seoses, mis võib-olla pole saanud piisavalt neid vastuseid. Me oleme selle ettevõtmisega siiski alles algusfaasis. See tähendab, et kuna me ehitamisega kavatseme alustada 2019. aastal ning lõpetada 2025. siis avalikkusega suhtlemine jätkub samamoodi või veel paremini kui siiani. Igal juhul suur tänu teile ja loodetavasti peatsete kohtumisse. Häbi! Võid kindel olla! Häbi! 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 Kurja! Raha raiskad, miks sa meie raha raiskad raha rauast teele, raiskad raha rauast teele, pillud pappi põllu peale, teevid tühjalt tupikusse, ahnus ajab ummikusse, rauda raiub metsas puida, kuhjab kruusa keset soida, tambib maha taluõued, pooleks kisub põlispõllud, lõikab läbi linnulaulu, põderpaanikas põgeneb, hunti karu kaovad meita, pisiloomil pole paika, rauda raiskab rahva raha, makse mitme põlve jahu, maksta tuleb rauast teele, tühjalt seisval trassil pääle, meie lapsed need maksavad, rasket rauda, kulud kolme põlve kanda, hurjuks hinda rauda raiska, võimumees, sa ära raiska,
võimumetsa ära raiska, pannes panti rahva raha, pannes panti rahva raha. ära müü me maada maha, ära müü me maada maha, pannes panti rahva raha, pannes panti rahva raha. ära müü me maada maha, ära müü me maada maha. Nüüd on siis aeg, et me kõik oleme näidanud, öelnud, teinud ja ma arvan, et kodanike ühendustel on võimalus jätkata sedasama protsessi just nimelt nii, nagu me siin täna olime, sõbralikult, koostöös, koosmeeles, ehk siis mitte tõsta üle mingeid kildkondlikke, erakondlikke, põlvkondlikke, mis iganes kondlikke huvisid. Eesti vajab teadlikku muutust. Minult on mitmed inimesed küsinud, et mida ma saan teha? Mida ma saan teha? Mina olen kõigile vastanud. Märka. Sina saad teha, sina oled see hääl, mida sa annad. Ja kui sa ikkagi lased enne igat valimist valida neil, kes lubavad sulle järgmist 10 eurot ja pärast tõstavad selleks, et see 10 eurot saada 10 korda makse, no palun väga, eks ju. Mis tähendab seda, et olgem teadlikud, märgakem, mis toimub. Kõik muutused algavad meist endast, kui me leiame ise endast selle kooskõla, koosmeele, eesti meele, siis ei saa nad meile teha, siis ei saa sõita üle meie peade. Ei saa teha otsuseid, mida meie ei taha, sest meie olemegi see võim siin riigis. Teadvustagem seda endale. Aitäh! Inga tahtis öelda, Ratas, ära sõida oma rahvast üle. Meil ei olnud plaanis rohkem sõna võtta, aga on inimesi, kes ütlevad, ei saa mitte vaiki olla. Sunniks südant lõhkema. Jako Kull on teie ees. Aitüma. Seistes siin tuli mulle selline sõnu südamesse, et tuletage meelde natukene tagasi lugupeetav Ameerika valitsetud presidendil, kes vaatas tema kõnet. Mis ta teile ütles? Nagu ta käsikes niimoodi, America first. Mida meie ütleme? Estonia first. Estonia first. Estonia first. Eesti eest. Eesti eest. Eesti eest. Aitäh! Minu selja taga seisab viimane sõnavõtja. Peeter Ernits on seda lepingut lugenud. Mina olen ka. Peeter tahab kommenteerida. Aitäh. Ma ei plaaninud siin rääkida, aga ma lootsin, et ministeeriumist räägitakse natuke pikemalt. Ja tänu sellele ma pean paar sõna ütlema. Ma vaatan väga murelikult selle lepingu peale ja selle projekti peale, aga ma lasin täna endale tuua selle lepingu ja punkt 14.3 natukene rahustas mind, kus on öeldud, et kui Euroopa Liidu rahastamine järgmisel perioodil kaob või väheneb, siis kõigil kolmel Balti riigil, Eestil, Lätil, Leedul on võimalik sealt kollektiivselt lahkuda. Nii et punkt 14.3 on lepingus sees, vähemalt selles variandis, mida ma täna nägin. Need rahalised kohustused, mida siin Inga Raitar on kirjutanud 800 miljonist, ma palusin endale selle informatsiooni, minu teada need Eestit puudutavad palju vähem, võib-olla paarikümne miljoniga. Ma ei tea, mida lätlased, leedukad on teinud, aga igal juhul ma palusin seda analüüsi ja enne kui asjad lähevad otsustamisele, peaks ikkagi reaalseid arve nägema. Aga kõige põhilisem minu jaoks on see, me oleme võimul, aga eluline asi, vaadake, kui tüdruk on lapseootel, keegi on talle kite teinud maakeeles ja
titt on juba nii suur, et enam aborti teha ei saa. Mida siis teha? Ja minu meelest selle Rail Balticuga ongi niimoodi. Laps on hakkama pandud hulka aega tagasi juba. Igasuguste heade, nagu ikka hakkab peale titte tegemine. Kõik on rõõmus aga ühel hetkel hakkab titt sündima. Ja mingil hetkel kas saab teha aborti mingil hetkel. Ja praegu aga see on see minu jaoks see oluline moment, et praegu rong on liiga kaugele läinud. Valitsus maha! Valitsus maha! See oli üks arvamustest. Me teame, et keegi ei ole nurga taga titte teinud Eestimaale. See ei ole Eesti titt. See on valitsuse titt. Ja Igor Gräzin ei ole vist enam siin. Igor, oled sa siin veel? Igor Gräzin on seal taga. Igor Gräzin on öelnud mitu korda avalikult oma saadetes. Kui see on see raha, mida me peame koolirahaks maksma, siis olgu nõnda. Kindlasti ole meil vaja üles kasvatada titte, mida me ei ole tahtnud ja mida meie ei ole teinud. Nii. Meie koosolek täna siin hakkab lõpule jõudma. Trummid tümistavad minu selja taga veel viimast lõppu. Aga ma tahan teile öelda, et see ei ole mitte lõpp, see on algus. See on esimene avalik koosolek. Neid tuleb veel. Seni, kuni valitsus ja Peeter Ernits saavad aru, et see ei ole meie titt. Ja see ei ole see koosolek, kus me räägime abordist, mida ei tohi teha. Leidke meid Facebookist. Täna õhtul me võtame miitingu lehekülje maha. Aga kohe ilmub uus lehekülg, kuhu te saate saata oma mõtteid. Me paneme sinna üles aadressid, kuhu te saate pöörduda. Me paneme kokku ekspertide gruppi. Me ei tea veel, mis selle nimi saab olema, aga see ekspertide grupp on olemas. Kas see on probleemnõukogu, kas see on valitsuse nõustamise komitee, mis iganes selle nimi saab olema. Seal saavad olema need inimesed, kes on rahva esindajad. Kui te täna lähete siit ära, siis ärge jääge vait, vaid kandke seda mõtet edasi. Teadke, et teie, iga üks teist seisab Eesti eest. See ongi Eesti